Tere tulemast vaatama MaxCloud pilvekeskkonda tutvustavat videot. Mina olen Mart Jalakas, Max123 pilveteenuste arendusjuht. Eelmisel korral tutvustasime seda videoseeriat ja rääkisime lahti administraatorite poole. Seekord läheme natukene teemaga rohkem süvitsi ja võtame käsile virtuaalvõrgud. Siinkohal siis vaatame, mida täpsemalt on võimalik teha. Alustamegi siinkohal virtuaalvõrgu loomisega. Et katta rohkem võimalusi, ei kasutame Quick Create võimalusi, vaid valime alati Custom Create optsiooni. Igat võrku luues on kõigepealt vajalik sellele nimi määrata. Edasi liikudes on mõistlik ka kohe DNS serveri aadress sisestada. Mina kasutan siinkohal avaliku Google'i DNS-i. Paremal on võimalik ka kohe sisse lülitada NAT ja VPN funktsionaalsuse, aga käesolevaga jätame selle hilisemaks. Edasi liikudes saame seadistada aadressiruumi, vajadusel saab neid lisada, aga hetkel piisab meile ühest, mis meil siis juba vaikimisi seadistatud on. Siinkohal ma panengi nüüd linnukesega võrgu looma ja paari hetke pärast on meil olemas oma esimene virtuaalvõrk. Pordi suunamise näitamiseks loome kiiresti ka kohe ühe Linuxi serveri, et meil oleks liiklust kuhugi suunata. Siinkohal kasutame jälle pikemat teed. Valime Standalone Virtual Machine ja Create from Gallery. Valikus olevatest operatsioonisüsteemidest valime endale meelepärase, näiteks Ubuntu. Igal virtuaalmasinal peab kindlasti olema nimi. Samuti tuleb 2 korda sisestada rooti kasutaja parool. Linuxi puhul tuleb kindlasti veel ära märkida, et ühtegi meie poolt valmistatud Linux image'isse ei saa pordi suunamise kaudu SSH-ga sisse. Kui on soov SSH-d kasutada, tuleb masina loomisel administraatori SSH key eelsisestada ja siis on juba võimalik hiljem võrgu poolt pordi suunamise kaudu eemalt SSH-ga otse külge tulla. Tegu on siis turvafunktsiooniga, mida ka kõik suuremad välismaised pilveoperaatorid pakuvad. Edasi liikudes saame sellele serverile kohe võrgud külge panna. Kuna me ennem lõime demonimelise võrgu, siis on meil valikus ainult see. Ja nüüd saamegi masina deployma panna. Virtuaalmasina loomine käib ja nüüd saame tagasi pöörduda võrgu juurde. Käesoleva video jaoks lõin virtuaalmasina just selle tõttu, et hiljem näidata, kuidas toimub pordi suunamine. Siinkohal avamegi siis ennem loodud võrgu nimega demo. Esilehel on näha kõik selles võrgus olevad VM-id ja paremas servas ka võrgu sätted. Liikudes üleval ribal väljale rules on võimalik teha pordi suunamisi. Kuna me käesoleva võrgu loomisel ei teinud linnukest NAT välja ette, siis alustuseks peame me seda tegema. Seda saab teha siis ülevalt ribalt valides configure. Vajutades salvesta nuppu annab Gateway konkreetse virtuaalvõrgu käsutusse ühe privaatse IPv4 aadressi. Konkreetse võrguga seotud IP-sid on võimalik näha võrgu avalehelt. Siinkohal annabki süsteem nüüd ilusti teada, et seadistused on lõppenud ja tehes portaali lehel kiire refreshi ja konkreetse demovõrgu uuesti avades näeme, et external IP on ilusti külge võetud. Olles nüüd edukalt loonud ja eelseadistanud virtuaalvõrgu ja serveri, saame pöörduda tagasi pordi suunamiste juurde. Valides ülevalt ribalt rules, saame luua uue suunamise. Kõige aluseks on siinkohal jällegi nimi. Seejärel tuleb valida, kas me soovime suunata pordi olemasolevalt IP-aadressilt või tahame me käesolevale võrgule veel täiendava IP tellida. Kuna ühele võrgule on võimalik lisada ka mitu avalikku IP-aadressi, siis on olemasoleva IP-de valiku puhul kasutusel ka drop-down menüü. Edasi valime source pordi, seejärel sisestame kas sisevõrgu IP või paremalt valides saame ka otse virtuaalmasina nime järgi valida. Sisestame destination pordi ja linnukese vajutades teostataksegi pordi suunamine. Juba teostatud suunamisi kahjuks muuta ei ole võimalik, küll aga on need võimalik alati soovi korral kustutada ja juurde teha. Liikudes üleval veel site-to-site VPN-i peale, on siit portaalist võimalik ka otse VPN-ühendusi luua. Aga kuna käesolev teema on jällegi ajamahukam, pöördume me selle juurde tagasi järgnevates videotes.
Kellel on vahepeal seda funktsionaalsust vaja, saavad maks.ee veebilehelt alla laadida sellekohase PDF-i. Loodan, et käesolev video aitas aru saada Max Cloud keskkonna võrgupoole võimekusest. Järgmises videos käsitleme juba serverite poolt ja mida kõike seal on võimalik teha. Loomulikult olen igasuguste küsimuste korral kättesaadav allpool toodud kontaktidel.